Tervist. Ja Pake häält juurde, Veiko läheb väiksem. mul on hääl ära ka natukene, nii et kevad on käes ja mingi värk on selle häälega ka tihtilugu. Aga ei ole mina oma häält loonud. Ma olen küll hääle seade juures proovinud ka laulmist õppida, aga peab kõvasti kopse treenima, võib-olla läheb hääl tugevamaks. Trompetimängijatel ja puhkpillimängijatel läheb hääl tugevaks, sest nad harjutavad oma kopse ja tulevad võimsad tugevad hääled. Aga ma olen klahvimängija, mul ei ole nii palju seda. Sõrmed on jah tugevad, aga hääl ei ole nii tugev. Jah, aga tänu Jumalale ka siis tänase päeva eest. Täna on uus päev, on ilus kevad ja päike tuleb välja ja tore on selle siia ka pühapäeval tulla. Ikka oleme harjumuspäraselt tulnud issanda kotta, eks ju, et see on nagu harjumus, et maast madalast on käidud ja see on hea harjumus, eks ju. Harjumus pidi tulema 21 päevaga, nagu eile kuulsime, et aju võtab 21 päeva aega, enne kui tuleb harjumus, aga ja neid pidi ka veel 3 tsüklit vähemalt olema, enne kui tõsine harjumus tuleb ajus. Aga vaata, kui maast madalast harjutatakse kirikus käima, siis see on hea harjumus ja oleks tore, kui oleks Eesti rahvast rohkem niimoodi harjutatud kirikus käima, et siis need igasugused muud soolapuhujad ja muud jutud oleks nii palju vähemase kaaluga meie kõrvus, ja kõiksugu õpetuse tuuled ja mis asjad, et oleks palju vähema kaaluga meie rahva kõrvus, et isegi Aktuaalne Kaamera minetaks oma senise tähenduse võib-olla, kui sa käid ikkagi pühapäeval ükskord kirikus ja kuulad Jumala sõna. Sest see on ikkagi kalju. Kui sa hakkad seda uurima, siis vaatad, et see on ikkagi tugevam ja igikestev. Maailma loomisest saadik ja veel vanemad seadused, mida Jumal on. Ma ei tea, millal need seadused kõik välja mõeldud on, aga siia nad kokku on pandud ja kas Jumal on neid. Taevas on ka need seadused. Need on võimsad seadused. Kuidas Piibel ütleb, et taevas ja maa hävivad, aga tema sõna ei hävi. Et tuleb selline salm kohe meelde, kui juba sellest rääkima hakata. Ja isegi ma hakkasin mõtlema, et isegi Võru kogudus on väga pika ajalooga, et ma vaatasin igaks juhuks hommikul järgi, et palju siis on juba, et 115 tuleb vist nüüd või? Nii. Et palju Võrus on mõni asutus, mis on ka nii vana. Et palju neid asutusi või ainult kirikud tõenäoliselt. Katariina kirik, siis teine kirik, kas on ka õigeusukirik, kas ta on ka Katariina kirik või on ta mingi Jekaterina, vene pärast. Ja siis on võib-olla need, kas kiriku kool või kas see loetakse enam selle järjepidevuse juurde või. Aga kui meie kirik on juba 115 aastat meie palvele on olnud, meie kogudus õigemini, on olnud 115 aastat, siis on ikkagi üks päris vana ju kogukond, kes siin ikkagi koos käib, et ei ole midagi, et niisugune õpetuse tuul, et korraks tuli ja läks, vaid 115 aastat, et keegi just kunagi küsis mult poes, et teda ennast siin täna ei ole, aga et kas pühapäeval tuleb ka teenistus, siis ma hakkasin mõtlema, et viimased 115 või midagi aastat on ikka toimunud, et tuleb seekord ka. Et niimoodi. Pani mõtlema, et huvitav, et kas siis ta arvas, et ei tulegi. Tuleb küll, tänu Jumalale, nii pikalt tuleb ja need Katariina kirikus tuleb viimased 250 aastat varsti vist. Jumala teenistus. Ja tehakse ikka seesama Piibel seal lahti ja loetakse Jumala sõna. Ja Taavis aidaku mind täna, mis ma räägin, katsuge see lihtsalt läbi ja ma ei pretendeeri siin mingiks vägevaks Jumala, ma ei tea. Katsuge läbi, mida ma loen. Alati tuleb läbi katsuda. Aga ma mõtlesin, et mul mõtted liikusid Jeesuse vere juurde esimese asjana, kui ma hakkasin tänast nagu jutlust mõtlema, siis esimene mõte tuli Jeesuse verest. Jeesus, loeme näiteks Johannese 6. peatükki 54. salmi. Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu.
kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu. Ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elav isa on läkitanud minu ja mina olen isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid ja surid, aga kes seda leiba sööb, elab igavesti. Seda ütles Jeesus Kapernauma sünagoogis õpetades. Ja Jeesuse vere juurde läksid mõtted, et meil on palju uskondi ja palju igasuguseid, palju kristlik ajalugu on pikk, eks ju, et üle 2000 aastat. Erinevaid kirikuid on tulnud ja on ka läinud, aga mõni arvab, et tema on kõige õigem, võib-olla järgmine arvab, et ta on kõige õigem. Ma ei tea, kas kõige õigem, aga nii on nad tekkinud. Aga kõigil on üks ja sama omadus. Nad saavad taeva kõik ainult Jeesuse vere läbi. Ükskõik kui õigeks keegi siin ennast ei pea, ikka ja jälle tulevad ainult Jeesuse vere juurde ja ütlevad, et Jeesus, puhasta meid ja et me saaksime igavese elu. Et see on üks asi, millest mitte keegi ei saa õigemaks ega paremaks ennast pidada, et neil midagi muud ja huvitavat ja paremat on kuskilt välja tulnud. Ei ole. Ikkagi läheme lunastuse juurde tagasi. Ja kui ma mõtlesin Jeesuse elu peale, siis tegelikult ta ei elanudki väga pikka elu. Ta elas ju tegelikult 33-aastaseks. Ta oli selline tugev noormees. Mina olen nad juba 45, 46. Tema oli palju kenam, palju värskem, selline mees oma parimas heas, eks ju, ta oli selline, ei olnud ta peast halliks muusun läinud veel. Ja minul oli juba päris hall pea. Ja selles mõttes ta oli huvitav eeskuju, et Jeesus jäeti siia ainult 33 aastaks, eks ju, et ta lahkus nagu kõige parimal hetkel, kus üks meesterahvas on musklites, kus tal ei ole suurt kõhtu ette kasvanud, eks ju. Mees on mõnusad, siukene, tõeline eeskuju. Tal on energiat, et teha tööd, on ju. Nagu öeldakse, noortel on jõud, vanadel on tarkus, eks ju. Eks Jeesusel oli mõlemat. Ta küsis vana taevase isa käest nõu, eks ju, tal tarkus tuli taevase isa käest. Tema oli noor, 33 aastat vana. Aga eks ta tarkus, kui nii võtta, oli juba lapsest saadik paistis silma, et juba 12-aastaselt või millal ta oli seal tempelis ja preestrid ütlesid, et müts maha, mees tunneb sõna. Tõesti, mees tunneb sõna või noormees. Kuidas see võimalik on? Ja eks juudid õpivadki palju sõna, kui sa mõtled, et on maast madalast need rabide lapsed ja, või need õigeusklikud juudid väga palju õpivad Jumala sõna. Aga Jeesus tundis ka. Ja Jeesus ei elanud selles mõttes pikka elu. Ta nägi hea välja ja selles mõttes ma usun, et selles oli ka Jumala tarkus. Sest ta pidi jääma paljudele eeskujuks. Ta oli ikka, esiteks ta suri nagu tõeline ohvri tall, ka nagu parim ohver, et ta ei olnud siuke vilets ohver. Öeldi ka, et lammas peab olema ju noor, eks ju, ta ei tohi olla liiga vana. Nii et see ohver oli ka selles mõttes parim, füüsilises mõttes. Ja nii ta jäi meie pilti. Et Jeesust võtaksid vastu nii noored kui lapsed, kui vanad, kui keskealised, kõik võtaksid Jeesuse vastu. Selliselt Jeesus elas ja Jumal plaanis, et jätame sellise mälestuse. Ühe tugeva noormehe mälestuse. Ma usun, et ka selles on Jumala tarkus, eks ju. Mitte et Mooses nagu kepiga, vaid tugev Jeesus. Et Mooses võeti kepiga mäe otsast ära, aga Jeesus oli tugev. Ainuke koht, kus ta kõvasti alandati, oli ristisurm ja seal ta tehti koledaks, tehti väga koledaks. Ja seal voolas palju verd, olid suured haavad, palju füüsilisi haavu, palju hingelisi haavu, mis 1 päeva või 2 päeva jooksul, mis talle seal tehti. Ja palju muud siukest ebameeldivat, mida ta läbi pidi elama. Ja
ta oli väga tuntud omal ajal, eks ju. Ja ta üritas võib-olla pigemini saada, tihtipeale ta nagu ütles oma lähedal olevatele, et umbes, et ärge rääkige praegu, et ju siis inimene tahtis ka nagu rahulikult elada, et kui sa oled väga tuntud, et siis sa nagu ei tahagi seda kuulsust enam, sa ei naudi seda kuulsust, sest siis igal pool, kus sa astud, et seal kohe rahvas nagu tulvab ümber ja see on päris väsitav tegelikult, see kuulsus. Et Jeesus pidi seda tajuma, et siis ta läks üksildasse paika ja mägine Iisraeli maa, väga kena, tihti läks ta õhtul jalutama, siis kuskile mägedesse arvatavasti omaette olema. Iisrael on seal just seal, kuidas öelda, lääne poolt on nagu ilusam ja mägisem. Ja seal on niimoodi, et kui ronid ikka mäe otsa, siis on tore vaadata neid linnad seal all, kuskil seal Galilea ja paistavad sealt kätte, nagu ikka linnad mägede kõrval. Ja Jeesusele meeldis saada rahu tõenäoliselt, sest ta oli päeval nii hõivatud oma inimestega, kellega ta seal tegeles, et ta tahtis öösel saada rahu ja Jumalaga rääkida ja koguda jõudu. Ja ega ma ei usu, et ta nüüd iga öö üleval oli. Kindlasti ta magas väga palju öid ka. Et meie füüsis ei pea vastu niimoodi, et iga öö oled üleval. Aga näed, need jutud hakkavad liikuma, et nagu Jeesus oleks iga öö üleval olnud, et vahepeal oli kirjas nii. Ei, ta oli ka noormees, kindlasti magas. Magas päeval ja Iisrael on väga ilus ja mägine maa, ma tulen veel selle mõtte juurde. Ma mäletan isegi, et kunagi käisime Natsaretis siin aastaid tagasi ja muide ma kuulasin ka seal Võru jutlust Natsaretis, sest juhtus olema pühapäev. Ja ma keerasin siis Võru jutluse peale, vaatasin, mis te siin Võrus teete. Ise jalutasin kaupluses ringi ja otsisime midagi söögipoolis seal. Seal on valdavalt araablased. Või suurem osa on Natsaretis elavad araablased ja jalutasid meile poes vastu ja niisugused vanemad araabia härrad ja naised ja vahi ei olnudki terroristid, täitsa viisakad olid. Pean ütlema, et ei olnudki ohtlikku midagi. Et selline mõtteviis, et kõik araablased on terroristid, see on naiivne ja lapsik. Et see näitab suurt harimatust ja vähest silmaringi, vähest reisimist ja vähest asjaga kurssi viimist, mitte midagi muud. Et kui keegi sihukest jutu tuleb teile müüma, et araablased kõik on terroristid, siis unustage see ära, see ei ole tõsi. Ei ole kõik eestlased terroristid ja ei ole kõik venelased terroristid, kuigi Riigikogu tunnistas selle üleni terroristlikuks riigiks. Ma ei tea, kuidas see võimalik on. Ei ole võimalik. Ja selles suhtes nii jah. Iisrael on ilus maa ja Araabia maad on ilusad ja ei ole midagi, Jumal on kõike loonud. Ja Eesti on ka väga ilus. Ma korra räägin, mida ma mõtlen ka Eesti looduse kohta. Praegu just oli väga ilus talv, kui me juba loodusest jäin nagu rääkima. Kellele meeldis see paks lumi siin, et viimane talv? Eks ta oma mõju oli küttepuudele ja elektriarvetele ja oma mõju oli nendele asjadele ka, aga ilus oli küll. Et paks lumi oli ja selline tore oli seda ju vaadata. No ma elan ka seal metsa lähedal ja käin jalutamas ja ma mäletan ükskord eriti ma mäletan, no ma tihti töötan arvutis, ma olen ju tehismaailmas, ma vaatan mingisuguseid ekraane, vaatan neid, see ju tegelikult selline stressirohke töö, et see ei ole loodus, see on tehismaailm. Ja lähen siis jalutama ja ma mäletan, et kui ilus see tundus, ikkagi see paks lumi, see oli sedavõrd paks ja see vaip, mis oli seal metsas igale poole tulnud, no absoluutselt igale poole, kus vähegi kandis. Kui mõni oks veel natukene kandis, siis seal oli ka lumi peal. No, kuskile see jääda kinni sai, siis seal see lumi oli ja siis nii palju kui sai. Et see natukene saame veel lisada ja siis ülevalt hakkas juba pudenema. No niimoodi see lumi ronib igale poole, eks ju, et katab kõik, mis on võimalik katta. Ja vaatasin seda paksu lumevaipa ja mõtlesin, et mida see nagu kujutab endast, et
mul esimene mulje, kui ma sinna läksin ikkagi, et see on rahu, see on täielik rahu. Kõik loodus lihtsalt puhkab, tal on tekka peale pandud, et ta saaks paremini puhata ja sügav rahu magab, loodus magab. Ja siis ma mõtlesin, et mitte ühtegi muret ei ole seal. Nad saavad puhata oma muredest, kõik need tormidest ja tuultest ja vihmadest ja mölludest seal ja teki all magavad. Ja see rahu on veel valget värvi, täiesti valge ja puhas. See on nagu taevalik rahu juba. Ja sa käid seal ringi ja vaatad, et mida Jumal meile siin maalib. Ta näitab, et kui ta oma rahu annab, et siis on ikka antud küll. Siis ei, mitte midagi siis enam ei. Kus sul veel rahutus on, sinna see lumi tuleb. Kui mõni mure oks veel kuskil on, siis sinna langeb ka nii palju lund peale, et ole rahul, maga puhka. Et see on ju fantast pilt, eks ju, mida see loodus siin maalib, eks ju. Ja eks ta kõneleb meie vastu. Sest Rooma kiri ütleb 1.20. Tema nähtamatu olemus ja tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav. Kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada. Nii et põhimõtteliselt Jumal on teinud looduse, ta ise kõva häälega ei räägi siin, aga see loodus ikka räägib päris lugusid meile, kui me ringi käime. Või et kui sa laps oled, sa näed ühte asja, sa näed pisikesi asju, sa näed seal sipelgaid ja putukaid ja muid, lill tundub väga suur, väiksena, kui sa pisikene ja kõnnid madalal murule lähemal, siis räägitakse, et muru oli rohelisem lapsepõlves. No muidugi oli rohelisem, kui sa olid ise murule 2 korda lähemal. Ja siis oligi muru ju suurem ja rohelisem. Ja hanged olid ka suuremad, kui sa olid 2 korda lähemal. Ja ma mäletan, et kui ma väike poiss olin ja Keilas olin, elasime seal ja ema oli istutanud mingid punased tulbid sinna. No need olid nii punased, ma ei tea, kas ema oli istutanud neid seal või olid need ise seal, isa ei mäleta enam seda. Aga nad olid seal, punased tulbid olid seal ja kui mina sinna läksin, no küll nad tundusid ilusad, nad olid peaaegu minu pikkused ja kui ma sinna läksin ja need tulbid mulle seal otsa vaatasid päikese käes, no ma olin peaaegu nagu mõtlesin, et küll on ikka ilus lill ja mõtlen, milline ereda mälestus jättis mulle see juba väiksen, ma mäletan see lapsepõlves, et küll ikka Jumal teeb ilusa lille, kuidas see päike paneb selle lehe, see on nagu põlema, teed, nagu särama. Niisugused mälestused jäävad ja siis lõpuks mõtled, et miks mulle tulbid meeldivad. Aga vaata sellepärast, et ma väikesena vaata, et esimese asjana nägin punast tulpi, et sellepärast meeldibki punane tulp tänapäevani. Nii et loodus kõneleb meiega, kindlasti kõneleb. Ja me ei saa vabandada ja ka need inimesed, kes ei ole kasvanud nendes palvela ringkondades, nagu meie siin, või kiriku ringkondades, no Jumal kõneleb nendega igal pool ju ka. No meie oleme ikkagi väga väike käpudes inimesi Eestimaal, kes me käime kuskil palvelas või kuskil kirikutes, et see on üsna väikene protsent ikkagi, väga väikene protsent, et meile küll tundub, et kõik teavad, et me oleme olemas, aga võib-olla nii väga ei teata, mida me siin räägime ja et ei ole nii levinud võib-olla see. Ei, Võru kirik levib need ka päris hästi, aga selles mõttes, et ikkagi väga suur protsent käib lihtsalt looduses ringi ja käib lihtsalt vaatab ja mõtleb Jumala peale. Ja nii ta on. Ja käisin kunagi paar aastat tagasi vist kevadel siis ära seal legendaarses Emiraatide Dubais, eks ju. No oli ka vast ikka elamus seal, olid vägevad majad ja tornid ja kõik ja puha. Aga tead, kui lõpuks sinna Kubja metsa tagasi tulid ja jalutasid, mõtlesin, kuule see on ilusam. Kuule see ei ole pooltki nii äge, kui see, et seal olid tohutud, eks ju, kõik see tehismaailm, kõik tead seal tänavad konditsioneeridega, et sa võid käia vist seal 0,5 kilomeetrit konditsioneeri sees, tead. Muidu ei saa olla suvel äkki, kui liiga palavaks läheb. No seal on, mida seal inimesed kõik välja mõelnud on, eks ju. Täna muidugi ei ole seal väga turvaline enam, me kuulsime. Et iraanlased on otsustanud oma vahvaid jurakaid sinna poole ka saata. Või neid pauku tegevaid jurakaid. Ja
aga jah, ma olen mitu korda tõdenud, et ma käisin just nagu maailma kõige tipplinnas, just nagu kõige tehismaailma tipplinnas ja sa tuled siia loodusesse, mõtled, appikene, see on ilusam. Vaata, see koht, see rahustab inimest. See teine, see tehismaailm ajab närvi, ajab stressi lõpuks, eks see on teistsugune, see ei ole see ei ole kaugeltki see. Ja nii selline mulje hakkab jääma. Aga ja mina usun ka, et Iraan on väga ilus maa. Ma olen vaadanud, võtta, kui keegi kuskil jälle seal sõdima hakkab ja midagi, siis mina hakkan kohe uurima, mis seal siis tegelikult on. Hakkan uurima, et lähen internetti ja palju materjali on ja hakkad uurima, et milline on Iraan, millise loodus on seal, millised inimesed seal on. Ma hakkasin uurima ja mina avastasin, et see on väga ilus maa. Väga ilus maa. Et see Pärsia kant on väga ilus ja kindlasti väga head toidud. Ja ka inimesed tundusid seal väga toredad nende videode järgi, mida ma vaatasin internetis. Nii et jälle ei ole terroristid kõik, nii et seda ei ole mõtet uskuda, mida selle seal telekast räägitakse. Et Iraan on ka väga, väga tore maa. Jumala seadused on lihtsad ja maailma loomisest juba paika pandud ja meie tihti ajame need keeruliseks. Ja sest vaata, kui Jumal lõi maailma, siis ta pani selle meile juba südametunnistuse sisse ja ei olnud ühtegi piiblit, ei Moosest ega prohvetit, mitte midagi ei olnud. Aga inimene ikka teadis, mida ta peab tegema, kuidas võiks elada, mis on vale, mis on õige. No, Jumal ühe asja ütles, et ärge sellest puust sööge, muidu võib-olla selle peale ei oleks tulnud. Et ärge sellest elupuust sööge, või mis see puus oli, mitte hea ja kurja tundmise puust, ärge sellest sööge. Selle peale ei tule, et see konkreetne puu on nagu keelatud. Aga kõik muu, ma usun, oli neil nagu südametunnistusest teada. Sest kui Kain tappis Aabeli ära, mille pärast ta siis selle pea maha lõi? Ma arvan, et ta ei löönud selle pärast pea maha, et kui ta mõne puu maha võttis või mõne looma veristas, selle pärast ta pead nurgu ei löönud. Aga kui ta oma venna ära tappis, siis millegipärast see hakkas teda väga häirima. Ja Jumal on pannud meile selle seaduse südamesse ja ma usun, et ka paljud need rahvad, need samad iraanlased ja asjad, et nad elavad nende seaduste järgi, nende lihtsate seaduste järgi. Seal on keelatud need piiblid, eks ju, ja asjad. Et kus ei ole seda piibelit nii palju lubatud, muideks seal on väga suur kristlaste kogukonnaga juurde kasv, et kas nad räägivad, et seal võib olla kuni 1 miljon kristlast ja see kasvab pidevalt juurde. Et seal on tegelikult väga viljastav tingimus, et kristlus levib pigem küll põranda all ja kodugruppides ja loetakse Jumala sõna. Aga selline variant on ka väga hea. Ma olen ka kodugrupi tööd seal Viljandis proovinud ja ka täitsa hea. Iga pühapäev sa pead võtma piibli, mis siis, et sul ei ole palju rahvast, palju kuulajaid, aga sa võtad piibli ja üritad nagu leiba jagada siis sellele grupikesele, kes seal on. Tegelikult see on hea asi, see kodutöö ka, sest esiteks sa tood aktiivsema sellise vaimuliku elu enda koju, eks ju. Sinu kodus reaalselt käib nagu mingisugune Jumala sõna nagu aktiivne lugemine, käib ülistamine, et ütleme, et sa tood selle vormi endale tuppa, eks ju. See on ka väga hea tegelikult variant. Ja et see nagu toob sellele omamoodi perele lähemale selle kristliku elu või sellise, mida me siin kirikus elame. Ja mida? Sa pead lugema rohkem piiblit. Pastor ütles, et miks te nii vähe piiblit loete? Vaata, kui sa hakkad leiba jagama kellegile, siis sa võtad selle piibli, sa pead hakkama lugema seda, sest mida sa jagad seal, kui ei ole lugenud ja siis sa võtadki selle piibli ja hakkadki lugema ja hakkadki jagama ja siis sa avastad, et hakkad ise sööma ja ütleme, see on praktiline variant, et nagu algkristlased käisid ka ju kodudes, jagasid ka seal leiba ju, sõid koos, jagasid leiba, ja isegi kui teised inimesed sulle külla tulevad selle ideega, et me hakkame koos Jumala poole paletama, hakkame ülistama, hakkame ka piiblit lugema, hakkame midagi jagama, kuule, igal juhul sel hetkel su kodu atmosfäär muutub. Igal juhul.
et kes ei tahaks, et ta kodus oleks vahepeal täielik nagu koguduse atmosfäär. Mina arvan, et see on hea. Noh, et ma saan aru, et ja need algkristlus kasutas seda usinasti, seepärast nad ei tohtinudki templis ju sellist asja teha ja selles suhtes on ajad, kus kindlasti see jälle elustub, kui võib-olla ei lubata või keelatakse, need Iraanis on keelatud, Iraanis tehakse seda kodus rohkem. Aga väga hea asi, kui Jumala sõna tuleb koju. Amen. Seal võib muidu muud asjad hakata võimust võtma, sest ega loodus tühja kohta ei salli, nagu öeldakse. Kui sa sinna ikkagi Jumala sõna ei too, siis hakkab sinna maanduma midagi muud. Siin hakkab maanduma pinged, mingid muud asjad, sest ega elustressi jätkub kõigil meil, eks ju. Elust, eriti kui on aktiivne koduelu veel, palju lapsi ja kõik, ja stressi on palju ja tegemist ja tööd. Nii et saagu meie kodud ka täis Jumala sõna. Amen. Andku Jumal tarkust, kuidas see käima panna, kuidas seda teha. Ja nii et Jumala seadused on lihtsalt, nad ei ole väga keerulised. Ja meie oleme need keeruliseks tihti teinud oma õpetustega. Ja nii, millest ma veel räägin? Ja. Et algkristlusest sai räägitud, eks ju, et see on üks formaat Jumala teenimiseks. Oligi see algkristluse formaat, et kus kirik oli põlu all või see kogudus oli põlu all ja siis nad pidid kodudes käima, sest neid kiusati taga ja peeti hereedikuteks, kui Jeesus oli just risti löödud, eks ju. Aga siis ei olnud selliseid suuri kirikuid, eks ju, tol korral, nagu, et nüüd on meil suured konverentsid ja värgid ja lähme ja seal on ossaraks, kus on tehnikat ja kõike valgusi. Aga need ongi nagu teistsugused ajad. Selliseid aegu oli ka piiblis, sellised ajad jäid Saalomoni ja Taaveti aega. Seal oli nii-öelda piltlikult öeldes see tehnika ja valgus ja need kontserdid ja konverentsid, sest kui sa hakkad lugema Saalomoni või eriti Taaveti ja aegseid lugusid, kui palju pille oli Jumala teenimises, siis on ikka vägev festival küll. Et kõike on olnud. Mõni arvab, et algkristlus on kõige parem, jääme nüüd ainult selle juurde. Tegelikult ei tasu ainult selle juurde ka jääda. Kui sa keerad piibli natuke tagasi sinna Vanatestamenti, siis seal on ka juudi rahva elus sellised üleriiklikud võimsad Jumala teenimised, eks ju. Et kõik on hea, kõik on hea. Nii see, kui sul on see kodune algkristlus seal, kodus võikski olla selline naturaalne algkristlus, eks ju, et sul on selline naturaalne Jumala tänamine, palvetamine nagu algkristlane. Aga kui me kokku saame, võiks olla selline üleriiklik, võimas ja pidulik Jumala teenimine. Kõik on oluline, mõlemad on olulised. Ei saa öelda, et üks on nüüd ainult oluline, et nüüd kõik kustutame teised asjad ära, et üleriiklikud asjad on kehvad ja mis me siin niimoodi kulutame ja toome ohvreid, et hakata Jumalat kiitma. Ei, mõlemad on olulised, ma usun. Igal asjal on ka muidugi oma aeg, millal see tuleb. Ühel ajal ei saa ühte, teisel ajal ei saa teist võib-olla ja piibel ütleb, kuna me oleme palju mõjutatud, ütleme ausalt, olnud Riia sellest kogudusest, uue põlvkonna kogudusest, kus oli ikka õpetused, et ja viimsel ajal tuleb Taaveti telgi taastamine. Oleme ikka kuulnud seda ja me oleme see põlvkond, eriti vanemad ja kes siin on, et need on selle 90-ndate põlvkond ja seal olid need õpetused ja olid sellised suuremad ülistusajad. Ja viimsel ajal tuleb siis see Taaveti telgi taastamine. Ma ei oskagi kõik öelda, kuidas see täpselt tuleb, aga nii on ta kirjas. Mina usun ühte asja küll, et 1000 aastases rahuriigis lähevad me unistused täide. Et me praegu
praegu siin elame usus, aga seal lähevad need unistused rohkem täide. Ja Jeesuse tulemine võib olla väga lähedal. Ikka ja seal unistused, need, mis me siin räägime, et terve, mõni ütleb, et kõik saavad päästetud, 99,9% saavad päästetud. Ma olen kuulnud sellist, kas sa oled ka kuulnud sellist profeteeringut? Oled? Ma ütlen halleluuja selle peale, halleluuja. Saavad, siis keegi küsib, et huvitav, kes see üks on, kes ei saa? Et kui kõik saavad, et kes see üks huvitav välja jäi. Aga ma olen nõus selle õpetusega. Ma ei tee seda, et ma naeruvääristan. Ei, et see on täitsa imelik jutt. Et tead, see on küll jutt, aga arvatavasti asi juhtub 1000-aastases rahuriigis. Seal võib see ime juhtuda. Ja see võib lähemal olla, kui me arvame. Me ei tea ju, millal see tuleb. No. Iisrael ju podiseb ja keeb seal, nii et vähe pole. Netanyahu räägib seal oma heebrea keeles seal, et Messia juba tuleb ja Messia juba tuleb. No. Meile ta seda ei räägi siin inglis keeles, aga kui ta heebrea keele ette paneb, siis ta paneb seal hoopis teist juttu. Mashiach tuleb, neil on omad täitsa plaanid. Et me ei tea, me oleme võib-olla väga lähedal ka sellele, eks ju. Ja nii et need asjad, nägemused ei saa naeruvääristada, need võivad olla 1000-aastase rahuriigi reaalsus, et kõik tulevad usule. Amen, on sul hea meel siis või? Et kui kõik tulevad usule. Ei tea, kes see üks küll on, kes ei tule, aga kõik tulevad. Nii et me elame mingis perioodis ja me ei saa nagu kõike võib-olla kätte täna, aga seisame usus ja Jumala sõna läheb täide. Ja siis ongi lõhed koguduses, nagu Paulus ka kirjutab, kas võtta nüüd mul kirja koht märkimata, äkki see oli mingi Korintos või kuskil Salm 10, et kus olid lõhed koguduses. Et ega tänane kirik ka ja kogudus tihti ei ole väga üksmeelne kõikidel teemadel. Ma vaata, kas ma leian selle üle. Ja, vot. 1. Korintuse 1 kohe, 1. peatükk, jah? Nii. Siin on kirjas, et ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te räägiksite ühtviisi ja teie seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud samas meeles ja samas nõus. Kuid Kloe pere, mu vennad, on mulle teie kohta teatanud, et teie seas on riidu. Ma räägin sellest, et igaüks teist ütleb, ma räägin sellest, et igaüks teist ütleb, mina olen Pauluse poolel või mina olen Apollose poolel või mina olen Keefase poolel või mina olen Kristuse poolel. Kas Kristus on mitmeks jagatud? Kas Paulus löödi risti teie eest või ristiti teid Pauluse nimesse? Ma tänan Jumalat, et ma ei ole teie seast kedagi ristinud peale Krispuse ja Kaiuse. Nii et keegi ei saa öelda, teid olevat ristitud minu nimesse. Vot, ja nii edasi. Et tegelikult ikkagi siin Paulus toob välja, et Kristus ühendab meid. Kristus ühendab meid, me ei saa ühelegi inimesele nii tugevat fookust panna. See on ka natukene selline, et kui me hakkame ühte inimest liiga üles tõstma, siis Jumal kindlasti lükkab selle ümber varsti. Sest Kristuse juurde peame kogunema ikkagi lõpuks. Ta lükkab selle igal juhul ümber, sest kui meil on ka siin, ma ütlen ausalt, lähiajalus siin 90 alates ka, nagu sa vaatad ühte apostlit ja värki, aga mingis teemas sa varsti pettud. Midagi ei ole teha. Mõtled, see ei ole ju päris see, mida ma uskuda tahaks, aga ma ei tee tühjaks nende tööd, aga ei saagi nii 100% ühelegi inimesele oma usku rajada, sest ta on ikkagi inimene ja ta on, sest inimesed mõtlevad välja igat sorti asju ja nendel on omad mured ja konkreetsed põhjused, miks üks teine õpetus võib-olla vahest läheb käima. Ja inimesed jätavad mis asju? Inimesed jätavad pärimusi. Kui me hakkame väga inimesi järgima, siis me muutume niisuguseks pärimust edasi kandjateks. Et nüüd on Eestis ju tehakse pärimusfestivale, aga mis see tegelikult on see, et paljude inimeste, eks ju, selline
kommete ja ütluste ja eluviiside järgida püüdmine. Piibel ütleb, et järgime Jumalat ikkagi. Et kas siis, ta toob ära meid sealt, inimeste järgimine tekitab hulka pärimusi, aga Jumal ei ole mõelnud sind olema teine inimene. Ta on sind originaalseks loonud. Ja ta on mõelnud, et sina suhtled ise ka Jumalaga ja sa ei saa hakata teist inimest kopeerima. See kukub naljakas välja, kõrvalt vaadates väga naljakas ausalt öeldes. Kui sa hakkad väga kedagi järgima, sa esiteks minetad iseenda nagu sellise nagu originaalsuse. Kohe näha, kaugelt on näha, kelle järgija sa oled. Nii ei saa elada. Saab elada nii, aga kõik ju ütlevad kaugelt, et sa oled selle järgija, sa oled tolle järgija. Aga Kristuse järgija on ka põnev olla. Ja mingi periood on tore inimese järgida, aga Kristuse järgija on ka tore järgida, sest tegelikult tema elas meile eeskuju ja lõpuks tema on ideaal. Temas ei leitud vigu aine. Ta on ideaal. Nii et järgime Kristust. Ma usun ka, et meie Võru kirik on järginud Kristust siis 115 aastat, et muidu me oleks laiali läinud. Ja mõtelge ühte viisi ja teie seas ärgu olgu lõhesid. Kuule, see on ikka super saavutus, kui siuke olukord juhtuks, et kõik mõtlevadki ühte moodi. Päris raske tegelikult. Aga ma arvan, et kuna Kristus on ideaal, et siis tema ideaali ümber me saame koonduda. Kui me hakkame inimeste järgi elama, toome näiteks kas või selle, kas või mõtled Ameerika presidenti, kui palju erinevaid lauseid ja vastuolulisi lauseid ta välja on öelnud ja me ei saa siukseid inimesi ju väga järgida, see on nii keeruline. Täna ütleb ühte, homme teist. Aga nii on raske. Aga kui sa järgid ideaali, sul on kergem elada, eks ju. Ja Jumal on ikkagi ideaal ja Jumal on ideaalne. Ideaali on kergem järgida. Ja ideaal sa ei pettu ideaalides, eks ju. Ideaal jääb ideaaliks. Ja kui me hakkaks rääkima erialaste inimestega näiteks, et kui mina olen arvuti inimene, teen seal programmeerimist ja kõike niisugused asju, kui ma nüüd räägin oma selle sugulasega, kes ka arvuti inimene seal tagareas, siis me kohe mõistame üksteist väga hästi, sest me tegeleme samade probleemidega. Teised, mida me räägime, ei saagi vist väga aru, millest me räägime, aga me räägime omavahel, meil on teada mingisugused asjad seal, mille ümber me mis on meie probleemid, mis on meie sellised see on selline erialane mõistmine, üksteise mõistmine, aga see ei ole veel üksmeel. Üksmeel on mingi teatav usaldus, ma mõtlen vist, et see ei ole selline, üksmeel on ikka, et sa usaldad Jumalat. Meid saab ikka ühendada kõige rohkem usaldus Jumala vastu, usk Jumalasse, usk, et tema lahendab iga olukorra ja usk Jeesuse veresse, usk Kristi surma ja usk pattude andestusse. Vaata, need asjad ühendavad kristlasi. Et inimeste peale vaatamine, Piibel ütleb lausa, et neetud on mees, kes loodab inimese peale. Ja me oleme seda mõtet ju ka kuulnud. Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub issandast, tema on otse kui kadakas nõmmel, mis ei näe head tulemas. Ta asub kõrbe kivirägas soolasel elamiskõlbmatul maal. Aga õnnistatud on mees, kes loodab issanda peale, kelle lootuseks on issand. See on siis Jeremia 17:7. Et see on tema on otse kui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal, ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad ja põua aastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast. Nii et Nii et ärme pane lootust inimeste peale ainult, paneme Jumala peale. Mulle meeldib ka inimeste nõu kuulata väga, sellepärast, et inimesed on osavad teatud asjades. Ma väga hea meelega kuulan nende asjades nõu, mida ma ei oska.
kui sa näed, et see mees oskab seda, tal on see välja tulnud, sa lähed ja küsid ta nõu. Piibel ütleb, et paljude nõu abiga läheb ehituskorda või kuidas see õpetussõna ütles, ma peast ei tea, aga sul läheb hästi, kui sa palju head nõud saad, eks ju. Palju paremini läheb, kui sa kõike ise peaks tegema. Aga ideaal jääb Jumalaks. Aga mida Jumal teeb meiega? Me eile kuulsime ka piiblikoolis seda, et me elame seda elu, see ei ole täiuslik siin, ja ta põhiliselt vaatab lihtsalt, ta viskaski meid siia, mitte viskas, no Jumal ei viska meid, vabandust, Jumal pani meid selle, ma usun, et Jumal on hea, et ta ei viska meid sealt taevast alla nüüd, et ta ikka paneb meid elama siia maa peal. Ja ta pani meid siia maa peal elama ja nägema raskeid olukordi. Ja põhiliselt uurib ta seda asja, et kas ta leiab meis armastust tema vastu. No kas ta leiab natukenegi? Kas ta leiab seda, kas teil on usku nagu Sinepi Ivaki, kas te leiab, et me, kas ma meeldin ikka teile või? Kas ma ikka meeldin teile? Et Jumala küsimus on see. Ta vaatab, et kui väga ma meeldin teile. Katsub meid ühes olukorras ja teises olukorras ja siis mõtleb, et mis ma nüüd ütlen, et kas ma nüüd nean Jumala ära, et Jumal sa panid meid liiga raskesse olukorda või ikkagi ta näeb, et ei lõppenud kõik ära. Ja ikka see armastus Jumala vastu alles, eks ju. Et Jumal nagu otsib ja muudkui vaatleb meid. No näe, ta ikka armastab meid, nagu seal Hiopi loos oli, et polnud tal mingisuguseid piibleid ega õpetusi ega Mooseseid ega prohveteid, midagi ei olnud. Lihtsalt elas Jumala ees ja Jumal ütles, et kuule, õige inimene armastab mind, eks ju, ja ta uurib meid, kuidas me elame. Ja kui ta leiab meis armastust, siis ma usun, et ta on õnnelik. Ta leidis jälle, et ta armastab mind ikka. Ta tahab ikka neid taeva viia, kes teda armastavad ju, päriselt. Ja nii et me ikka eksime palju. Ja eriti, kui sa midagi tegema hakkad, kui sa hakkad rasket tööd tegema, sa ikka määrid ennast ära. Hakkad mingit kapitaalset ehitust tegema, püksid lähevad mustaks, kõik läheb mustaks. Kui sa midagi teed, sa ennast ära määrid, raudselt. Kunstnik määrib ennast oma värvidega ära, eks ju. Aga tuleb ilus pilt pärast, eks ju. Ja kui me ka seal kodus midagi remondid, siis korraks on nii must ja kole kõik. Aga pärast seda sünnib ilus tuba või sünnib mingi lahendus kuskil. Me ikka määrime ennast. Kõige lihtsam on mitte midagi teha, lihtsalt pikutada. Siis ei juhtu midagi, küll ma olen püha ikka. Aga hauas on kõik väga pühad, seal ei tee nad mitte midagi. Eks? Lihtsalt on. Ja, aga et selles suhtes Jumal panebki meid siia maa peale ka erinevaid kindlasti asju proovima ja tegema. Aga ta on andnud meile puhastusvahendi, tänu Jumalale, Jeesuse veri, eks ju. Et ta ei keela meil, ta panebki meid siia tööle tegema asju, aga alati on puhastusvahend. Vaata, pühaduse eesmärgil ei ole ilus tegelikult. Ma ei tea, Jumalale ei meeldinud see, millegi pärast. Et ma olen nii püha, et vaadake mind. Vaata, pühadus on, see oli, mis peatükk, jälle ma ei ole pannud, aga see on vist Luuka evangeelium. Ma loen teile. Aga Tölner ütles mulle, ole mulle patusele armuline. Võtame tegelikult selle koha ette. Kas mul on midagi poolikult läinud siin? Kas oli mingi Luuka... mingi 8 või? Ei, 18. Jah, 18 vist. Pühaduse eesmärgil. Mulle tundub, et Jumalale see ei meeldi päris. Jeesus rääkis neile tähendamissõna. Ei, see on siis 9. salm. Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teist ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. 2 inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed.
röövijad, ülekohtused, abielurikkujad ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun 2 korda nädalas. Mina käin palvelas 2 korda nädalas. Annan 10 kõigest, mis ma saan. Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ja ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult. Mitte too teine, sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Et nagu üks asi on see ülendamine, aga ka see pühadus, nagu enese imetlemine, see ei meeldi Jumalale. No kas, mis sa siin ikka ennast imetled? Imetleme Issandat, amen. Ja see, ta ütleb, et olge pühad ja saage pühaks, eks ju, sest mina olen püha. Aga vaata, väga palju asju on elus tegemata, kui sa mitte midagi, kõik on nii püha, ma ei julge seda liigutada, äkki ma teen pattu, tead. Ma ei saa seda nüüd teha, äkki nüüd on patt, äkki mingi nõidus on siin, tead. Ja kõik jääb tegemata, niimoodi elada on ka natuke raske. Et Jumal tahab, et me elaksime siin, aga tal on Jeesuse veri kantud. Amen. Ja kui sa võtad, et kõik niisugused, mina mõtlesin, et kõik niisugused nagu, kes midagi ette võtavad, kindlasti määrivad oma riided, aga nad teevad ka inimkonnale teinekord väga palju head ära. Ja inimkond on päris tänulik pärast. Jeesus ka sai ristil väga määritud, eks ju, kuigi ta oli puhas, aga näed. Nii et tänane mõte oligi, et jääme Jeesuse vere juurde ja kui tema veri puhastab meid kõigest patust, ükskõik mis probleemid meil ei ole, tuleme Jeesuse juurde ja ta veri puhastab meid kõigest patust. Amen. Nii, palvetame ka. Tänu Jeesus tänase päeva eest ja täname selle aja eest ja nende mõtete eest ja me palume, et inimesed katsuksid läbi, mida me siin olen mõelnud ja las jääb järgi see, mis on hea ja mis ei ole hea, las see kustub ära, sest me oleme kõik inimesed ja jääme inimesteks. Me palume, et sinu sõna ideaal ja sinu ideaal paistaks selgelt meisse ja me näeksime ja suudaksime seda järgida ja anna meile püha vaimu, kes nagu õpetab meid käima kõiges tões. Ja palume ka meie koguduse pärast õnnistada igat ühte, kes täna siia on tulnud. Leia, ma tänan, et kindlasti Jumal, sa oled leidnud igaühe nende sees armastust sinu vastu, kes siia tulid. Ja tänu sulle, et sa ei põlga kedagi, ega ei mõista kedagi selles mõttes hukka, vaid sa otsid armastust. Ja pakud vastu ka oma suurt armastust. Tänu sulle. Aamen. Amen. Istume veel.